Põhimõtteliselt see kõik läheb siin ahju. Seda on veel. Me oleme toidud seest ära söönud, pakendid puhtaks pesnud, eraldi sorteerinud, aga ometi pole mitte mingit lootust, et see jõuaks kuhugi, kus neid uusi pakendeid tehakse. Kahest erinevast materjalist, mis tähendab, et see läheb ahju. Need lihakarbid, eks ole, et see karbi alumine osa on tehtud näiteks ühest materjalist. Need pealmised kiled on tehtud teisest materjalist ja ongi siis nagu plastide miks koos. Neid ei saa ringlusse võtta. Mingist tundmatust materjalist, mis tähendab, et see läheb ahju. No näiteks selline. Sellega pole ju mitte midagi teha, see läheb otse ahju, on ju? Kahjuks küll. Jah. Mul on nende pakenditega 2 küsimust. Miks neil ei ole peal kirjas, mida ma nendega edasi pean tegema? Millised tükid ma pean küljest eemaldama ja kuhu need panema? Ja teine küsimus on see, et miks me üldse paneme asju sellistesse pakenditesse, mida kasutatakse ainult 1 kord? Ma kavatsen seda kõike tootjatelt küsida. Ja ma lähen nende pakenditega nende juurde ja ütlen, et palun, võtke need tagasi, teie need mulle müüsite. No tere! Üks põhjus, miks ma selle kastitäie teile tõin, on see, et ma ei taha, et see kõik lihtsalt ära põletatakse. Ma tean, et neist ei tehta mitte midagi. Läheb ahju. Miks see nii on? Võtame lahti pakendiseaduse. Seadus ütleb 2 asja. Pakend peab täitma otstarvet võimalikult väikese mahu ja massi juures. Pakend peab olema kavandatud, valmistatud ja müüdud nii, et oleks võimalik selle korduskasutus või taaskasutus. Vaadates seda pakendite massi siin ei näe ma, et oleks pikalt mõtiskletud kummagi seaduse punkti üle. Kelle asi see peaks olema? Suure häälega räägitakse meil ringmajanduse olulisusest ja rohepöördest, aga kui vaadata poelettidele, kodude külmkappidesse või tootjate ladudesse, siis poleks justkui keegi sellest midagi kuulnud. Ringmajandus nimelt tähendab seda, et kõik, mis on toodetud, hoitakse võimalikult pikalt ringluses. Kõige olulisem punkt on, et ringmajanduses välditakse jäätmete jõudmist prügimäele. Tere! Külalisi suurte kastidega. On ju? Me mõtlesime, et äkki teil on pakendeid liiga vähe. Tere! Me tõime natuke pakendeid tagasi. Sõime seest tühjaks ja nüüd saame teiega arutada, mis nendega edasi teha. Enamasti me sööme 3 korda päevas ja enamasti me sööme toodet, mis tuleb meieni mingis pakendis. Aga see pakend on ju tegelikult ise samuti toode. Keegi selle tootis, keegi otsustas, et see tuleb kasutusele võtta ja meie tarbijana otsustasime, et me maksame just sellisest pakendist müüdava toote kinni. Loomulikult maksame me niimoodi ka pakendi kinni. Kui ringmajanduses tuntakse 10 R-i, mis algab keeldumise ja ümberkujundamisega ja lõppeb R9 ehk energiakasutusega, siis saame selle tabeli järgi ise otsustada, mida me tarbijana saame teha, et võimalikult vähe puhast vett ja energiat raisku läheks. Saadame toidutööstuse suurtele vaaladele 11 kirja, kus soovime nendega lähemalt pakenditest rääkida. Küsime iga firma käest, mida nemad on teinud, et pakendiprügi vähendada. Firmade huvi kaamera ees pakenditest rääkida on kesine. Eesti Pagarile helistame nüüd, kes saatis meile väga lühikese vastuse. Me oleme otsustanud, et me ei tule kaamera ette, vaid vastame kirjalikult. Saame algatuseks 4 vastust. Ülejäänud ignoreerivad küsimust või soovi sel teemal vestelda.
Nii et aitäh, et te meid vastu võtsite. Palun, tundub täiesti elementaarne rääkida tänapäeval pakenditest. Oluline teema nii tarbijatele kui tööstustele. Meil küll midagi varjata pole. Et kui sa lased turule toodet, siis sa pead arvestama seda, et selle on võimalik pärast ringusse võtta. Ja kui ei ole, siis ei tohiks seda turule lasta. Sellel on väga uhke silt peal, et taas suletav. Aga no see ei ole taas käideldav, eks ole? Ei, vaid ta läheb ahju. No ta ei lähe sorteerimisse, sellepärast, et ta on segamaterjalist. Ta läheb ahju. Enamjalt küll, jah. Me saame vähendada seda plastikut, mis tegelikult ahju liigub. Põhimõtteliselt, kui ma tahan, siis mõistlik oleks, ma ei tea, sellist head kilekotti, no näiteks vihmakaitseks kasutada. Või olmeprügi pakendamiseks. Aga kui ma ta viskan juba sinna prügikasti, siis on selge, et ta läheb ahju. Jah. Ahju minek niisiis ei tule kellelegi üllatusena. Nende pakendite abil toodetakse Eestis hetkeseisuga soojusenergiat elektrit, sest meie enda pakendi käitlemise infrastruktuur ei toeta selle materjali taastöötlemist uueks pakendiks. Üldiselt me võib-olla ei peaks taotlema seda, et hakklihapakendist saab hakklihapakend. Sel põhjusel, et toiduohutus on üsna selgelt reguleeritud ja toidu jaoks vanu materjale kasutada naljalt ei ole võimalik. Küll aga me võiks taotleda seda, et meie aiamööbel või mingisugune muu vähem oluline plastist asi oleks tehtud siis meie toidupakendist. Seda võib küll teha. See aga eeldab, et need pakendid oleksid tehtud selliselt, et neid oleks võimalikult kerge ümbertöötlusse saata. Sest otsuse, mis läheb ahju ja mis ümbertöötlusele, peab tegema prügifirma sorteerija murdosa sekundi jooksul. Eestis eriti sorditakse neid välja käsitsi. Et mujal maailmas kasutatakse üha rohkem tegelikult sellist kas optimilist infrapuna UV-valgusega laseritega sortimist, mis siis nii-öelda skaneerib ja ütleb, mis materjal siin on. Aga Eestis, kui ta käsitsi käib, siis on tõesti seal see liinitöötaja, kes siis on, tema peab siis kiirelt otsustama, et ühte või teise suunduda, siis läheb. Ja ma vaatan, mis see on 7, mis tähendab, et segamaterjalist on see pakend, seda ei taaskasutada. Et seal ongi nagu küsimus selles, kui palju nagu sorteerijad tegelikult reaalsuses nagu suudavad nagu jälgida seda, et kelle tootja juustupakend see on, mis materjalis see on tehtud. Okei, läheb põletusse, tundub ikkagi hirmus ja et midagi satub ka õhku, võib-olla heitmeid, jäätmeid, aga siiski tegemist on naftaproduktiga, kui me räägime plastpakenditest ja naftast saab siiski sooja. Eranditult kõik tootjad, kellega rääkisime, olid teadlikud, et nende pakendid lõpetavad ahjus. Kas see on mõistlik? Seda võiks hinnata, võttes appi toote elukaare analüüsi, mis koosneb näiteks järgmistest küsimustest. Palju kulub energiat pakendi tootmiseks? Kust see pärineb? Kas see mõjutab kuidagi globaalset kliima soojenemist või soodustab osoonikihi hõrenemist? Kui palju kulub pakendi tootmiseks vett? Kõigile neile küsimustele vastust otsides on siiski väga kurb mõelda, et asi, mille tegemiseks on kulutatud nii palju energiat, vett ning mis soodustab kliima soojenemist, lõpetab pärast esmakordset kasutamist ahjus. Kuivõrd kõik kasutuses olevad pakendid aetakse nii kui nii ahju, siis pole mõtet nende pesemisele puhast vett raisata. Meie oleme olnud teadmatuses ja oma pakendid kõik ilusti puhtaks teinud. Võtame oma perfektselt pestud pakendid kaasa ja läheme Keskkonnaministeeriumisse. Tere! Me tulime kantsleri juurde. Oi. Kohe? No jah, kuskil neid panna ei ole ju. Võt mu mure ongi see, et ma ostan need poest on ju. Ja ma ju tegelikult tahan, et ma ei peaks ostma neid asju, mille kasutus ongi ainult üks kord. Ja järgmisena ta läheb ahju. No, nagu ütlesin, et kõik ahju ei lähe, aga ütleme nii, et mille puhul siin tõesti, näiteks sellise asja puhul ei ole tõesti sellist tasuvusvõimalust praktiliselt olemas. Need lähevad ka kõik ahju?
Nende puhul on tegelikult mis numbri leidsid? Vaatame, siin on alati tasub vaadata, kas on selline ka nii-öelda siis selline nagu kolmnurgakene nooltega, kus on siis peal see number, mis siis peaks iseloomustama, et leidsid numbri või? Siit ei leiagi kusjuures seda numbrit, et paljudel juhtudel seda ei ole, et selles ongi probleem. Et me ei tea tegelikult, mis siin millest see pakend tehtud on, kui siin ei ole just kirjutatud seda eraldi. Number, mida otsime, peaks olema abiks teadlikule tarbijale tootepakendite üle otsustamiseks. Kuivõrd need numbrid ei ütle enamikule meist midagi, siis soovitus on koju prügisorteerimise juurde kleepida samasugune instruktsioon nagu pesupesemise tingmärkide puhul. Nii on iga päev võimalik kiirelt otsustada, mida kuhu sorteerida. Teil võib siinkohal tekkida põhjendatud küsimus, miks ma üldse kihutan sorteerima, kui just oli jutt, et enamik asju läheb ahju. Varsti jõuame ka selle vastuse juurde. Täna vaatleme mõningaid liike, kes panevad oma töökoha sisustuse igapäevaselt proovile. Siin on alati kahtlev otsustamatu ja jonni täis vankumatu. Meie tooted on loodud kestma, nii et keegi ei pea end tagasi hoidma. Kvaliteetsed sisustustooted. ajtooted.ee. Nüüd autolaen intressiga alates 4,9. Kui on teada, et lõviosa Eesti toidutootjate pakenditest läheb peale kokkukogumist ahju, siis miks me peaksime neid veel sorteerima? Varsti selgitame. Enne veel aga saame aru, millised on need vähesed pakendid, mille eluring on pikem. Me oleme näinud, et käbedad käed midagi lindilt haaravad. Mida nad siis sorteerivad? Sorditakse välja klaas ja hea kõva plastmass, millele on olemas järelturg ja mida saab reaalselt käitlejatele maha müüa. Aga kui võtad nagu statistika, ma tean, et statistika ja andmed kvaliteedi osas on palju etteheiteid, aga selle kohaselt jõuab Eestis 60% pakenditest tegelikult ma ei usu ühtegi sõna sellest statistikast, sellepärast, et siis, kui oli ähvardas meid tohutu prügitrahv, siis selle statistikat väänati niimoodi, et ma lihtsalt nagu hakkavad kõrvad valutama selle peale. Aga selle koha pealt ma pean, kuna mina olen selle idee autor. Sina väänasid, jah? Ja mina väänasin siis, kui on riigiametnikul 2 valikut, kas see, et Eesti ei täida nõudeid ja siis ähvardab meid trahve, mis iganes, või sa kasutad täiesti õiguspärast viisi ja muudad natukene statistikat ja sa ei riski sellega, siis riigiametnikule ma ei saaks teistmoodi kuidagi seda teha ja ma olen alati öelnud seda, et see ei tee meid kuidagi paremaks, vastupidi, see teeb meid halvemaks, ta päästab meid ära võimalikust nii-öelda trahvist, aga meie tegelikku käitumist see ei muuda ja meil on antud aega veel nüüd natuke rohkem kui 3 aastat ja selle aja jooksul me peaksime sisuliselt jõudma selleni, et plastist päriselt ka 50% jõuab ringlusse. Statistika ja andmed paberil on hea asi, mis järgmisena ette võtta, sest andmete järgi ostavad kõik tootjad teenust, mis näitab paberil, just kui nende pakendid läheks ringlusse. Ehkki reaalselt seda suurel osal juhtudest ei toimu. Käisin Max ja Mooritsas ja nemad ütlesid, et maksavad teile 250 000 selle eest aastas. Ja siis nemad saavad linnukese kirja, et neil on taaskasutatav pakend. Ehkki tegelikult ühtegi osa sellest pakendist taas ei kasutata. Tootjad maksavad meile siis selle eest, et me teatud määral nende pakendi materjalist tagasi koguksime. No, Max ja Mooritsa puhul Max ja Moorits näitab meile, kui palju ta plastpakendeid Eesti turule müüb. Kohustus Eestis on tagasi koguda 55%. Meie ei pea nüüd enam jälgima, et me kogume kokku konkreetselt Max ja Mooritsa pakendit ja suudame taaskasutada Max ja Mooritsa pakendit, vaid meie peame hoolitsema siis selle eest, et me saaksime turul kokku koguda piisavast koguses plastpakendit, mis oleks ringlusesse võetav. Aga see on absurd ju. Selles mõttes, et ükski nende osa pakendist ei lähe taaskasutusse, aga ometi nad saavad linnukese kirja just kui läheks. Ehk siis nad maksavad sellesse süsteemi, et pakendid tagasi kogutakse. Ja ma sellest kõigest saan aru, aga see on lihtsalt nagu potjomkin, vaata, see on paberi peal, kõik ruudud on täidetud, kõik linnukesed on tehtud, aga tegelikult ei lähe ükski osa taaskasutusse. Paraku küll, jah.
ma ei usu, et tootjad pahatahtlikult panevad oma toidud mõttetutesse pakenditesse. Millegi järgi nad ju ikkagi valiku teevad. Järeldused võivad olla tehtud puudulike teadmiste põhjal, kuid millegi järgi kindlasti otsustatakse. Uuringi, mille järgi? Millest see tehtud on? Vaat seda täpselt materjali jään vastuse võlgu. Nad ei ole monomaterjalid ja tihti, mis on nagu hästi eksitav, mitte et me ei tahaks seda teha, meie vaatame jälle pakenditootjate otsa ja küsime nendelt, et millised on arendused, mis uuendused on nende poolt, aga praegusel hetkel ei ole mitte midagi silmapiirile sattunud. See tähendab seda, et ta on nagu kile ja kartong, aga ma ei oska seda öelda, kas see kile praegu, mis materjal, kas ta on komposiit või on monomaterjal, et kas seda saab taas käidelda. Kui isegi tootja esindaja jääb hätta pakendimaterjalide dešifreerimise osas, siis mida me veel vaeselt tarbijalt ootame? Samamoodi hätta jääme valios, kus üritame aru saada, millest on tehtud kilepiimapakend. Lühike kokkuvõte on see, et me pidime käima teises toas, printime välja paberid selleks, et teada saada, millest on tehtud piimakile. Ja siis nüüd me laseme sul rahulikult dešifreerida seda, et sa saaksid öelda, millest see piimakile tehtud on. Ta on 3-kihiline, aga ühte tüüpi materjalist. Ühte tüüpi materjalist? Jah, siin on kasutatud siis välimise kihikina LLDPE ja erinevad värvid lihtsalt. Kas sa saad guugeldada, mis asi LLDPE on? Palun. Ilmselt ma pole ainus, kes peast selle tingmärgiga tuttav pole. Nii et järjekordselt tingmärgid tuleks ilmselt kleepida prügi sorteerimise lähedusse. Super luks. No? See on juba hea asi. See on low density polüetüleen, mis on jumala recycleldatav materjal. Et seda saaks recycleldada? Jep, väidetavalt küll. Väidetavalt seda saab recycleldada, väga hea. See on väga hea teadmine, aitäh sulle selle eest. Aga me ei recycleda seda ainsat materjali, mida me saaksime recycleldada, sellepärast, et keegi viitsi neid seest puhtaks pesta, sest meil ei ole seal paki peal infot, et pese palun see puhtaks, see on ainus materjal, mida me tegelikult saaks taas kasutada. Üks hea näide on meil palju levinud jogurtitops, millel on paberist ümbris. See on suurepärane pakend. Võtad paberist ümbris ära, sul ongi paber eraldi ja plast eraldi. See paber hoiab seda topsi nagu koos, sa võid plasti vähem kulutada, ta ei pea nii kõva olema. Ja kui küsida nüüd inimeste käest järjest, et kas sina võtad paberi ära, siis ma usun, et enamus ütleb jah. Aga kui me lähme jäätmefirmasse, siis vastus on ei. Ma arvan, et enamus vastab ka ei. Meil on väga hea pakend, aga inimesed käituvad valesti selle pakendiga. Ehk siis midagi on selles ahelas puudu. Me ei ole lihtsalt suvatsenud inimesele öelda, tee nii. See on puhtaks pestud. See elab ahju. Sest siin on 3 erinevat materjali. Jah, pakendi enda puhul peakski siis eemaldama selle papi ümbrise ja ka fooliumi tegelikult. Et pakend konkreetselt on see tops seal sees, see plastikust tops. Kuidas inimene peab teadma, et ta peab selle ära võtma? Siis ta peab selle ümbrise siit ära võtma ja siis selle panema pakendisse. See ongi kommunikatsioon, mis tarbijateni jõudma peaks. Või me ütlesime ühe korra ja arvasime, et nüüd oleme targad. Nii et me peame kogu aeg oma tarbijat õpetama, et mis on need ootused, kuidas tarbija võiks käidelda või ette valmistada oma pakendeid. Ma tean väga väheseid inimesi, kes teevad selle 3. Et selles on probleem. Ja kui meie sellega saame aidata kaasa, et pakendile see info kirja panna, et inimesed selle korralikult puhtaks peseksid, kui see aitab kaasa, siis me oleme igati nõus sellega kaasa minema ja me olemegi toimetamas järk-järgult sellega, et pakenditelt leiaks rohkem seda infot, et mis taga teha. Et ainuüksi võib-olla juba ka see, et tegelikult ju on inimesi, kes ei tea, et tuleb see papp ümbert ära rebida. Ja see võiks samamoodi olla, et kuigi see info on leitav erinevatest kanalitest, aga siis jah, et kui ta võtab selle toote kätte, et siis ta saab selle siit pealt kätte. Oota, aga nüüd me päriselt ju salvestame seda, kas ma saan siit täna lahkuda sellise lubadusega, et te panete piimapaki peale armas piimaarmastaja. Kui sa oled selle piima ära joonud, siis palun pese see kile puhtaks, sellest saab uuesti teha piimakilepaki.
jah, täpset sõnastust me küll täiendame, aga seda ma saan küll lubada, et me pakenditele seda infot hakkame kommunikeerima. Samasuguse lubaduse saame ka Fatserist, kes ütleb, et neil on juba töös uued pakendid, mis soovitavad, kuidas tarbija peaks pärast toote tarbimist käituma. Näiteks sellest aknaga kotist tuleks eemaldada kileosa. Paber visata pappi ja paberisse, kus sellest saab munakarpe näiteks teha, ning kileosa olmesse, sest seda väikest kilet lindilt keegi eraldi välja sorteerida ei jõua. No vaata, see eesmärk võiks olla see, et me ei tooda selliseid pakendeid, mida ei saa ringlusse võtta. Niimoodi on ka pakendiseadusest kirjas. Jah, selles mõttes peab mõtlema, mis siit edasi teha, sest ühest küljest, nagu ma ütlesin, et kui tahad seda pikka saia või ciabattat osta, et siis inimene tahab ikkagi hirmsasti ise näha, et milline ta siis välja näeb. Kui see sai oleks nüüd niimoodi, ütleme siis nii nagu ta poes on, eks, niimoodi, et ja peale on sul siis kirjutatud ciabatta 400 grammi, et ka sa nagu usaldad osta. No mina nii ostan selle järgi, mis siin kirjas on koostisosad, ja mitte selle järgi, millega ta välja näeb. Ega teil ei ole lihtne elu, ma saan aru sellest kõigest. Et kuidagi sa pead tarbijaid meelitama, kuidagi nad peavad neid asju ostma, ja siis samas ma vaatan seadust ja seal on 2 väga olulist punkti. Pakend peab olema võimalikult väikese mahu ja massi juures. Võimalikult väike maht ja mass on, ma arvan, sellel piimal ja hapukoorel täitsa olemas, on. Ja teine punkt peab olema kavandatud, valmistatud ja müüdud nii, et oleks võimalik selle korduskasutus või pakendi jäätmete taaskasutus. Aga võtame siis näiteks konkreetsed asjad. Nii. Siin on kana. Kui me räägime nüüd sellest karbist, siis see alumine osa on ilusasti taaskasutatav. Probleem on siis see pealmine kile ja selle eemaldamine. No probleem on ka see, et siin ei ole ühtegi märgistust, millest see on tehtud. See on teine probleem, just. Kui oleks ainult see kauss, mis on ju puhas plast, nagu ma saan aru, selle number 5 järgi. Esiteks seda number 5 siit keegi ei näe, on ju. Tarbija ei tea, mis see 5 tähendab, aga oletame, et me elame sellises maailmas, et kõik saavad aru, mis nad tegema peavad selle 5-ga. Sellest saab teha uuesti plastgraanuleid. Nii. Selleks, et seda tehtaks, nüüd tarbija peaks teadma, et ta peab selle kaane siit pealt ära võtma. Ja selle ma paneme pakendisse ja selle paneme olmesse. Ja. Aga ta ei tea seda. Ja ma tunnistan ausalt, et tegelikult see töö, mida võiksid kõik kaasartud tootjad, nii pakendikäitlejad, Keskkonnaministeerium teha, kuidas tegelikult pakendit sorteerida, seda me kindlasti võiksime teha paremini, kindlasti võiks olla ka pakendil märgistus. Aga ma tuleksin tagasi selleni, et vaatamata selle sorteerimisele, hetkeseisuga pakendi lõpppeatus on siiski ahi. Ehk et sa ei näe erilist mõtet need 3 ikooni asendada ikoonidega, et võta see gaas ära ja siis viska, kuidas seda pakendit sorteerida, sellepärast, et sa tead, et see läheb niikuinii ahju. Hetkeseisuga ma ütleksin jah. Okei. Mul ei olegi just eriti nagu midagi siis küsida. Kui sa arvad, et need jube head kotid on ju, ja inimesed peavad kodus need ära rebima, sa oled muga valmis nüüd see rebimisvõistlust tegema, et kumb saab enne selle akna kätte või? No, olgu. 1, 2, 3. Nii. Ta ei tule ära. 36 sekundit pusimist ja ongi samm parema tuleviku poole tehtud. Nii. No. Ta ei tule liiga hästi ära, on ju? Ei tule, et need kinnituskohad olid probleeme, et selles mõttes nõus ei ole sugugi lihtne eraldada ühte tüüpi teisest pakendis. Et siis eks me peame siis seda kaaluma, mis siis saab, et kas aknaga või aknata. Hea tava just sisaldakski seda, et mida peaks pakend sisaldama ja mida ta ei peaks. Et näiteks Rootsis, Taanis on plastpakenditele suured sellised juhendid, kus on öeldud seda, et näiteks, et kui sa paned pakendi ja kui sa paned siia peale värvi, siis arvesta sellega, et iga gramm värvi muudab ringlussevõttu keerulisemaks. Kui sa tahad printida, siis kasuta parem laserprinti, mitte tindivärvi.
kui võimalus siis ära värvipakendit, et näiteks siin on toodud, et kollast värvipakend, et kas ta peab kollane olema, kui ta oleks läbipaistev, siis läbipaistvast saad kõiki teisi värve teha. Kui sul on kollane, proovi see kollasest saada pärast uuesti läbipaistvat. Kui on toode, siis tootele ei peaks mitte kleepima peale siia kõike seda, sellepärast, et seda ei saa siit laias kätte või kui on paberist, ta peaks tulema kergesti ära. Ja tegelikult need on kõik hästi lihtsad disaini võtted ja Põhja-Euroopa, Skandinaavias on seda väga palju tehtud, me tahame Eestis jõuda ka selleni, et meil oleks üks selline tava, kus me siis saame ütelda seda, et kui sa seda täidad, siis me ütleme, et sa oled edumeelne. Küsimus selle kohta, kas Keskkonnaministeerium või tootja vastutusorganisatsioon on teile öelnud, et ärge pange seda kollasesse karpi, et kui te paneks läbipaistvasse, siis saab sellest igasuguseid karpe veel teha? Siis ma ütleksin nii. On teil, see on lihtsalt küsimus, jah või ei küsimus, on teil olnud siuke diskussioon? Ei. Emma või kummaga siuke vestlus? Ei. Või Emma või kummaga siuke vestlus, et ärge kleepige seda paberit siia peale, sellepärast, et seda ei ole võimalik siit eraldada, on ju. Või et ärge kasutage seda trükki, sellepärast, et see ei ole loodussõbralik. Mitte keegi pole mingeid siukseid märke teile andnud. Ja, aga siis ma ütleks, et kui me ei kasutaks seda kleebist... Ei ole olnud siukest vestlust? Arutelud on olnud sellel teemal. Mingid suunised ministeeriumi poolt, et millised on paremad pakendid või tootja vastutusorganisatsiooni poolt, millised on paremad pakendid? Ma ütlen veel kord, see kõik on olnud diskussiooni tasandil. Diskussioon. Mis seni takistanud on neid muutuseid tegemast? Ütleme, et üks peamine on ikkagi see, et pakendid lasevad turule peamiselt äriettevõtted, kes loodavad saada kasumit ja iga täiendav liigutus, mida nad teevad ja võtab kasumist ära, on nende jaoks selline Exceli tabelis siis rida, mida nad ei tahaks väga teha. Ja teie saate ju neile öelda, mis nad peavad tegema, mida nad ei pea. Kui ma käisin ettevõtete juures, nad ütlesid, neil ei ole Keskkonnaministeeriumiga absoluutselt mitte mingit suhet. Keegi pole neile kunagi öelnud, mida nad tegema peavad. Seda ma ei tahaks väga uskuda, et meie suhtleme näiteks Toiduainetööstuse liiduga, Kaupmeeste liiduga. Toiduainetööstuste liidu juht Sirje Potissepp ja Kaupmeeste liidu juht Nele Peil on teinud seni kõik endast oleneva, et uute reeglitega ei tehtaks tootjate elu keerulisemaks. See on natuke nokk kinni ja saba lahti olukord, kus kõik justkui tahavad teha, aga mitte midagi ei tehta. Ma ei ole õnneks poliitik ja ei taha selleks saada, aga ma saan aru selles mõttes poliitikute mõttemaailmast, et teatud aeg enne valimisi teatud otsuste tegemine on arvutatav samamoodi siis häältega nii-öelda ja siis muututakse väga selliseks ettevaatlikuks. Tahaks siinkohal meenutada president Kaljulaidi väljaütlemist, et seni, kuni meil on keskkonnaministriks isikud, kes ei saa aru rohepöörde printsiipidest, siis ei hakka meie pakenditega midagi juhtuma. Meil on teadmised olemas, inimesed, kes suudaksid muutusi juhtida, on olemas, puudub ainult poliitiline tahe seda teha. Mööda tootjaid käies tegin ühe strateegilise vea. Kõik meid vastu võtnud tootjad olid väga viisakad, pakkusid kohvi ja kommi, kuid me ei filminud nende kööginurka. Sest samamoodi nagu armastatakse öelda, et laps on perepeegel, näitab sorteerimisvõimekuseta köök firma suhtumist keskkonnakaitsesse. Kommid muidugi võiks võib-olla lahtised olla. Jah, sest see on täiesti mõttetu podel, mis selle ümber. Tere! Nii teen Keskkonnaministeeriumis ettepaneku minna juhtkonnakorruse kööginurka, et aru saada, kas tegelikult otsustajaid huvitab prügiküsimus. Palun väga. Siin sildid on millest ära võetud. Ma arvan, et siin on ikka see prügikast, mida põhiliselt kasutatakse. Seal on, kui vaadata, on pakendijäätmed ja olmejäätmed. Et siin ongi toodud see osades all on meil ka selline sama lahendus. On sorteerimine, segaolmejääd, nii, aga prügi on ikka pandud sellesse üksikusse, millel ei ole mitte ühtegi silti peal. Liiga sageli kuuleme ka tootjatelt, et inimesed peavad oma osa ära tegema ja sorteerima. Sest kui inimesed ei sorteeri, siis pole justkui mõtet normaalseid pakendeid teha. Teeme siinkohal kiire reportaaži pakendikonteineritest. Aga üks probleem on, mis
tihtipeale juhtub, kus ettevõtted hakkavadki mõtlema pakendi peale ja nad võtavad peamiseks argumendiks siis selle koguse. Siis nad mõtlevad, et vähendaks 10%, mida nad teevad kas siis õhemaks või sellise materjali, et nad saavad koguse väiksemaks, aga jõuavad selleni, et tegelikult see pakend, mille nad toodavad, pärast on väga kehvasti ringlusse võtavad. Ma mõtlen näiteks šašlõkiga, kui võtta, et kui šašlõki ämber, mis on kaal, on suur, aga tegelikult seda on võimalik hästi ringlusse võtta, aga kui sa nüüd teed ta hästi õhukeseks, siis sa kogus saab maha, aga sellega ei ole nagu jällegi teistpidi midagi teha. Ennem oli võimalik seda 100% peaaegu ringlusse võtta ja nüüd ei ole üldse võimalik, siis tegelikult on see tõesti keskkonna kahjulikum. Tegelikult rohepesu. See ei ole rohepesu. Rohepesu ta ei ole sellepärast, et see on plast. Küll aga mida on see plast läbinud, on see, et see plastimaterjal on viidud poole õhemaks. Ehk et sa pead saavutama selle kesktee nii, et sa vähendad seda, aga nii, et see peaks ka ringlusse võetav, siis on sellest muudatusest kasu. Pärast pausi jätkub segadus pakenditega ja mulle tundub, et mingi lahendus vist hakkab paistma. Kuidas te tegelete? Mis need tegevused on? Seda ju ei taaskasutada. Selle eest peab tootja rohkem maksma. Kas see oli hea, et nad tegid selle pakendi või ei? Täna vaatleme mõningaid liike, kes panevad oma töökoha sisustuse Hästi ringlusse võetava pakendi tegemine ei ole lihtne. Kui Rakvere lihatööstus asendas oma paksust plastist šašlõkiämbrit plastkottidega, siis ei olnud tulemus sugugi see, mida loodeti. Šašlõkiämbrite puhul toimus ringlusse võtt kahte moodi. Esiteks R6, mille järgi võeti materjal taastootmisse ning tehti neist graanuleid. Lisaks rakendati ämbrite puhul kasutusotstarbe muutmist ehk R7 ning mindi nendega seenele. Ta oli pigem tagasiminek ringlusse võtu mõistes. Max ja Moritz aga on saanud mitmeid auhindu selle eest, et nad suutsid edukalt rakendada ringmajanduse punkti R2 ehk vähendada hakklihapakendit. Fakt jah, 50% vähem pakendit. Oleks me selle 1 aasta koguse hakkliha müünud selles vanas karbis, oleks me 59 tonni rohkem plasti kasutanud. See on ju ka olme. Seda ju ei taaskasutada. Et tegelikult peab ükskõik mis pakendi puhul ütlema, et tegelikult pakendid peavad puhtad olema ja vaevalt, et enamasti seda hakklihapakki väga keegi peseb. Ei viitsi hakata. See on niisugune nutsakas, et siit see kätte saada on sama hea kui taskuräti käest seest tatt on ju. See jääb sinna külge ja sa pead hakkama niimoodi nuustikuga neid seinasid pesema, et seda üldse saaks kuhugi viia, mida keegi ei tee. Mina ütleksin seda, et tegelikult pesemine on ka üks selline osa, et tegelikult see on tore, kui inimesed seda teevad, aga seda kohustust ei ole ja tegelikult peaks see kulu jääma ka selle kanda, kes selle toote turule lasi. Lühike vastus sellele Max ja Moritsale. Kas see oli hea, et nad tegid selle pakendi või ei? Ma ütleks, et see oli parem kui see, et nad ei oleks midagi teinud. Üks vaidluskoht, mille osas me oleme vaielnud ja mille osas Keskkonnaministeerium on väga selge seisukohal, on see, et kõik pakend kuulub tootjate käitlemisele ja selge on see, et kogu see hunnik, mis siin on, selle käitlemise eest peab maksma tootja, sest tema tegi valiku, mida ta turul lasi, kuidas ta lasi. Mida meie tarbijatena saame teha, et tootjad võtaksid selle vastutuse? Me jõuame võib-olla selles mõttes ka ühe probleemini, mis, kui me räägime rahast, et siin sees on näiteks siin on nüüd organisatsioonid näiteks, kes siis neid pakendi kokku korrad ütlevad seda, et ärge pange neid pakendi konteinerisse, sest nendega ei ole mitte midagi teha. Aga mis sellega juhtub? Kui me võtame siit välja selle regati ja võtame siit selle tommi ja mis meil siin kõik on, võtame siit välja, siis inimene maksab selle kinni, aga tootjad ei maksa. Ehk kui tootjatele anda tagasi ainult puhas hea materjal, siis nende kulud on väiksemad ja nad ei saa probleemist aru. Ehk kõik pakend tuleb anda tagasi tootjatele ja tootjad peavad kõik kulud kandma ja mida rohkem on seal ka seda pakendit, mida tegelikult ei saa ringlusse võtta, näiteks hapukoore pakkidega on samuti öeldud, et ärge pange segaolmesse, siis kui sa seda sinna ei pane, siis tootja ei saa aru tegelikult, kui kallis see on. Ehk meie ülesanne inimestena peaks olema see, kõik pakend, mis meil on, kokku koguda, anda tagasi ettevõtetele, et nad saaksid aru, kui suur tegelikult see kulu on. Et see kõik kas siis ära käidelda või kas või põletada, et ka põletamine ei ole ju tasuta tegevus. Kui inimene paneb segaolmesse ja see läheb põletusse, siis maksab selle inimene oma jäätmetasus kinni. Kui selle siis peale sortimist tootjate esindaja
siis see on kulu tema jaoks. Et inimesed, palun pange kõik pakendid sõltumata sellest, kas nad on ringlusse võetud, mitte pange nad vähemalt pakendi konteinerisse ja las neid kulusid kannavad tootjad. Selline kulunud väljend nagu raha paneb rattad käima, tuleb siinkohal jälle meelde. Nii me saame teha neid tooteid kallimaks, mis on halvasti pakendatud, kas ülepakendatud, paha pakendiga. Kas see näiteks aitab, kui neid pakendeid siis tootja poolt maksustatakse oluliselt rohkem, mida ei saa ringlusse võtta? Et kui sa pead selle pakendi eest, mida ei saa ringlusse võtta, maksma sellele tootja vastutusorganisatsioonile palju rohkem kui selle pakendi eest, mida saab ringlusse võtta, kas see paneks asjad liikuma? Ta võib panna. Kui selle eest peab tootja rohkem maksma, kui tema pakendid lõpetavad pärast esimest ringi ahjus, kas see paneks asjad liikuma? Praegu mul seda ahjumaksu ei ole, aga... Jah, no. Ma arvan, et see paneks. Kuulen ministeeriumist, et niinimetatud ahjumaks tootjatele on plaanis. Kuid lisaks kuulen, et juba praegu peaksid pakendeid kokku koguvad tootja vastutusorganisatsioonid nõudma nende pakendite eest suuremat maksu, mida ei saa taaskasutusse võtta. Aga seda miskipärast ei tehta. Ja hea eesmärk oleks see, kui me jõuaksime sinna, et komposiitplaste me saame hinnastada teistmoodi ja me saame kokkuleppe, et tootjad hakkavad neid deklareerima. Ja ma mõtlen, anna andeks on ju, aga vaata, see on juba kehtinud pool aastat. Aga see jutt, mis sa mulle praegu räägid, on nii üldine, et mulle tundub, et tegelikult ei ole nagu mitte midagi teinud, et need hinnad tõusma hakkaksid, et tootjad peaksid päriselt ka vastutusse võtma. No see võib niimoodi tunduda, aga nii-öelda tööd me selle nimel teeme, et päris nii see ei ole, et me üldse sellega ei tegele. Me teame, et meil on see eesmärk ja ma saan rääkida oma organisatsiooni eest. Ja, aga no, et siis ma küsin, kuidas te tegelete, mis need tegevused on? Paneme kokku kulumudelit ja oleme ka detailsemad. Mitu inimest on kaasatud, mis see eesmärgid on, mis ajaks peab olema teada, et siin on monomaterjalid maksavad nii palju, polümaterjalid maksavad nii palju ja veebruarist 2022 hakkavad kõik rohkem maksma. On mingid vaheetapid teil äkki tuua? Täna me ei ole ajagraafikuid kokku pannud, sellepärast, et täna me oleme seal faasis, kus me peame teiste taaskasutusorganisatsioonidega põhimõtted kokku leppima, millega me edasi läheme. 3 aasta pärast meil on järjekordne pakenditrahv siis. No seni me ei ole veel mingit trahvi saanud. Jah, siis me vigurdasime. Ma ei tea, ma tulin sealt Keskkonnaministeeriumist ausalt öeldes selle mõttega, et taas on mõtet pakendeid sorteerida ja panna nad pakendi konteinerisse. Nüüd ma saan aru, et tegelikult seal ikkagi ei ole mõtet. Ma peaks lihtsalt nad nagu otse põlema panema. Milleks ma üldse kasutan seda energiat, et kogu mis auto tuleb ja siis ta viib ära need ja miks ma kasutan seda puhast vett, et ma need ära pesen ja miks ma üldse nagu raiskan selle peale oma aega. Nii, mis sa teed siis nüüd nendega? Et mina tahaks öelda, et tarbijana tuleb ju seda edasi teha, mida rohkem tarbija pakendeid tagasi annab, seda rohkem on nii-öelda meie hoovi peal seda probleemi ja seda suurem on meie motivatsioon siis tootjat mõjutada. Vaata, see probleem kohe maandub teie hoovi peale. Ta ei maandus, ta ei lähe siit uksest sisse. Olen väga... Hakkab ükshaaval sisse panema. Mina austan väga neid inimesi, kes selle kõigega igapäevaselt tegelevad ja ei heitu sellest, kui see konteiner on täis ja seda kotti sinna suruda on pea võimatu ja siis veel öeldakse seda ka, et tegelikult sellest kõigest ei ole kasu, et jätkame seda ja ükskord on sellest päriselt ka kasu. Seekord sai selline saade. Aitäh, et te vaatasite. Seoses meie pakendilooga küsisime intervjuud ka keskkonnaminister Tõnis Möldrilt. Ja takkajärgi vaadates mul on isegi 2 korda hea meel, et ta seda ei andnud. Esiteks sellepärast, et siis kui ta veel minister oli, siis ta ütles, et tema küll pakendeid ei sorteeri. Ja teiseks sellepärast, et täna ta pole enam minister ja meil ei oleks olnud selle intervjuuga nagu eriti midagi teha. Või noh, sellel poleks mingit kaalu olnud. Keskkonnaministreid on meil aasta jooksul vahetanud 4.
ja ausalt öeldes õnnestus eelmise keskkonnaministri Rain Epleriga intervjuu teha, aga 2 nädalat hiljem ta ei olnud enam minister. Ja miks me üldse neid keskkonnaministreid intervjueerida tahame? Sellepärast, et kliimakriisis on keskkonnaministri amet sama oluline kui peaministri amet. Kahjuks me ei ole vist Eestis veel sellest päris täpselt aru saanud. Kui te tahate kodus reaalselt raha kokku hoida pakendeid sorteerides, siis juhendi selle kohta leiate laser.ee lehel. Ja üks asi veel, kui pakendite peal pole veel täna kirjas, et millest pakendid koosnevad, siis õnneks on siin kirjas, millest tooted koosnevad. Ja kui te ei tea, mida tähendab E250, E300 ja igasugused muud tundmatud nimed, sest miks te peaksitegi teadma, siis õnneks on teadlased meile appi tulnud ja laser.ee lehel leiate toreda ülevaate sellest, millist vorsti süüa, millist jäätist süüa, millist kohukest süüa. Püsige terved, kohtume taas järgmisel teisipäeval 8:30 õhtul TV3-s.